me oleme asjadest erinevalt aru saanud, erinevalt õppinud neid ja see mudeli ehitamine on erinev. Ja kui meie kasutame väga palju sellist internetis, siis nemad on internetis. Et meie teame mingeid väga tähtsaid asju, mis on vaja teha ja milles internet on abiks meile. Aga tal on seal mõnus olla. Eks need on erinevad kontseptsioonid sellest internetist, et mis asi ta on selline. Ja interneteks ta hakkaski kujunema mingisuguse väga spetsiifilise ülesande lahendamiseks, et seda saab seal teha ja me ka õppisime seda selle läbi. Aga lapse jaoks, kui see internet talle nagu kätte anti, siis see oli juba kohe niivõrd võimekas asi, et ta ei saanud sellest kohe aru, et mis seal võimalik teha on. Ja hakkaski mõtlema ja hakkas õppima seal sees olles, eks ole, mida kõik on võimalik üldse teha maailmas, mis üldse maailmas olemas on. Järelikult see arusaamine internetis on väga erinev. Ja me ei saa kuidagi nagu üheks sellega. No mis siin aitab siis? Ja siin aitab see, mida on väga palju räägitud, on see kasvatamise ja kasvamise nagu vahe. Et kasvatamise puhul me teame, mis on õige, kuidas käib ja siis me teeme selliselt ette, et teine saab jäljendada seda ja ta teebki õigesti siis järgi ja siis selle järgi tehes on ta edukas. Lõppkokkuvõttes me püüame anda edumudelit kuidagi lapsele kogu aeg. Ja kasvamise juures on nõndamoodi, et me ei tea, mis edumudel on. Me ei saagi teada. Küll aga me saame luua eeldused, et kui lapsel on nagu võimalus eduks, siis ta selle edu saavutab, kuidas see käib. Selleks tuleb aru saada, kuidas laps otsustab. Olete nõus, et tuleks vaja aru saada, et kuidas laps otsustab, et ainus, mis edu tagab on tehes see, et inimene teeb elus õigeid valikuid. Siis võiks ta olla edukas. Valikute tegemine on alati mingi väärtussüsteemi põhine. On olemas mingid väärtused, laps vaatab, et kuidas see pakutav otsus variant A ja variant B või variant C, kuidas nad nagu siis nende väärtustega kokku lähevad. Kas ma saan nagu õige otsuse. Usute, et niimoodi peaks otsustama kuidagi, et see käibki alati niimoodi, ükskõik millised need väärtused on, isegi kui need väga lihtsad. Et jään ellu või jää ellu, et see on väga hea valida. Aga kuidas? Juhus. Et see on juhus, kas jään ellu või jää. Ei tea, tavaliselt nad nagu juhusega teevad vähe valikuid. Et juhus on selline, ütleme siis, seda võiks mõneti võrrelda siis selle korraga, et kui me ütleme, et mingi emotsioon oli meie otsuse põhjuseks, aga me kõik teame, et kuskil selle emotsiooni taga oli mingisuguse suur hulk hirmusid, eks ole, mis meil on maailmas kaasas, et miks me teeme mingid otsuseid ja valikuid, et me kardame üht, teist ja kolmandat. Me küll ütleme, et meil oli parasjagu tohutult hea meel, et see seal oli, aga tegelikult oli see hirm, et kui seda seal poleks olnud, siis oleks mingi koledat juhtunud. Kas juhus ei anna valikuvarianti juurde? Juhus annab kindlasti valikuvariandi juurde, aga ma mõtlen, et kui nüüd kujutate laste internetis, et kuivõrd juhus see on kõik, mis ta seal teeb? Kuidas teil tunne on, et kuidas ta avastab maailma, eks ole? Ja seal on alati valikud, eks ole, et kas ma valin nagu ühe või teise nendest nuppudest, kuhu ma saan minna. Väga arva ma teen päris sellise juhusliku valiku. Miski mulle meeldis selle nupu juures. Kas ma ei saanud aru sellest nupust? Või ma sain vastupidi aru sellest nupust? Et lihtsalt nagu suvalise ekraani kohti klikkides nad ei toimeta. Ma saan aru, et Toomase laps toimetab ja paneme selle linti ka, et Toomase laps toimetab, laps niimoodi, et klikib lihtsalt suvalist ekraani. Punkti, ma arvan, et selles mõttes, et see avastamist käigust toimetas küll niimoodi, ma räägin praegu oma väiksemast 4-aastasest, kes... Ma mõtlengi, et ta vajutab, eks ole, aga siis on selles mingisugune võlu tema jaoks. See tundub olema atraktiivne. See plingib kuidagi seal. Ja kui see on atraktiivne värk, ma proovin, eks ole. Seal on mingisugune tegelaskuju kõrval, eks ole, ma lähen sinna, eks ole. Ta teeb mingi valiku, ta loob eelduse, et see keskkond loob talle eelduse, et sinna läheks on ju mingisuguste vahenditega. Ja need keskkonnad näevad sellest palju vaeva, et lapsed vajutaksid õigeid kohti. Ja mis on ka väga õige, tulebki teha. Nemad ka suunavad last ja see on nende kasutaja ju lõppkokkuvõttes. Et selle kasvamise juures siis, et peaks olema rohkem kaasas selles otsustamises ja mõte interneti puhul on just see, et me oleme lapsega kaasas, kuidas ta areneb selleks, kui Toomas vaatas, kuidas ta 4-aastane laps teeb neid valikuid, siis talle tundus, et ta teeb seda suhteliselt juhuslikult. Mingil hetkel ta võiks minna lapse kõrvale ja öelda, et miks sa just seda nuppu vajutad. Saad aru, et miks ta vajutab. Ja tal kindlasti on mingi põhjendus. Laps ütleb, et see oli roheline. Roheline on selline lubav värv, eks ole.
Ja siis te võite selgitada, et mõnikord roheline ei ole selle jaoks seal, et seda võib ilmtingimata vajutada. Ja mõnikord ka punast võib vajutada. Noh, näiteks, eks ole, ja see on väga adekvaatne põhjus vajutamiseks, et see oli roheline. Sest roheline, kollane, punane on meil kultuurselt väga selgelt ära õpetatud, mis need värvid tähendavad, eks ole. Roheline on väga positiivne, võib alati teha neid asju ja punased asjad, no parem mitte teha enne. Kahjuks veeb ei järgi alati samasuguseid õilsaid printsiipe, nagu meie siin on kokku leppinud, noh. Kuigi võiks ju, aga olete nõus, et selline otsustuse alus, nagu et värvid nuppudel on hea alus. Ja laps võiks seda öelda ja te võiksite siis aru saada ja kiita seda heaks, eks ole, esiteks. Et suurepärane, see on mingi mõistlik alus, eks ole, et mõelnud, et roheline on positiivne värv. Siis tuleks natuke õppeta, et äkki peaks õppima lugema ka. Et kui sa saad sealt ka tekstist aru, et siis on veel eriti hea. Ja kui sa ei saa aru, siis tule küsi, mis sinna kirjutatud on, et ma siis mõnikord räägin sulle. Et nende asjadega peaks tegelema just lapsega koos, et mis hetkel laps saab aru, kas ma võin selle tooli ära tõsta? Võin, jah. Et mis hetkel laps saab aru, et otsus nii või naasugune mõjutab tema heaolu ja kuidas ta sellest aru saab. Et ta tahab nagu seda kinnitust ka väljapoolt saada, et tema väärtushinnangud on õiged või ei ole õiged, kas ta on saanud teist õieti aru, sest teie olete need, kes õpetavad millised väärtused peaksid olema hinnatud. Nii et see kasvamine on just see koht, et kus me kasvame koos lapsega, saame aru, et roheline värv oli talle täna oluline. Ülehomme me saame aru, et ta juba ütleb, et kui seal on nagu selline, nagu seal taga paistab nagu näiteks veebilink, mida seal all saab staatuspaari peal näha näiteks, siis ta ütleb, et kui see veebilink on selline hästi pikk, siis ma ei julge sinna vajutada. Aga kui see on niisugune lühikene ja siis ma tunnen, et ma võiks vajutada. See on mingi järgmine alus. Ta on millestki aru saanud, on mingisugune mõte tekkinud, et miks ta võiks vajutada. Siis te võite arutada selle üle, kas see nagu staatuspaaril olev see lingi pikkus on üldse oluline või ei ole. Aga kindlasti on see mingi alus otsustamiseks, eks ole. Ja tuleb aru saada, millal see alus tuleb. Ja eriti sotsiaalsetes võrgustikes suhtlemisel, kui nüüd laps suuremaks kasvab, ta ei ole enam 4, 5, 6 aastane, siis ta ühel hetkel hakkab tegema otsuseid, et selles seltskonnas seal on näiteks Mikk, Mari ja Anton, nemad on kõik huvitavad persoonid minu jaoks, ma lähen sinna suhtlema. Teises seltskonnas või teises keskkonnas on olemas minu jaoks nagu Anniki ja Peeter ja ma ei tea, äkki John ja need on ka huvitavad inimesed minu jaoks, ma lähen sinna. Eks? Usute, et niimoodi võib juhtuda, et ta teeb otsuseid selle põhjal, et kes seal ees on, keda ta ootab seal. Ja jällegi, kui ta sinna satub, tuleks aru saada, et miks ta nende inimestega tahab seal suhelda, kes need inimesed sellised on. Ja see on kindlasti positiivne, et ta tahab nendega suhelda. Mina ei tahaks teile küll õpetada, et öelge talle, et ta ei peaks suhtlema, aga te peate aru saama, kes on talle olulised ja miks nad on olulised. Mismoodi nad mõjutavad teie lapse heaolu. Need teised inimesed väljaspool kodu mõjutavad teismelist oluliselt rohkem ja tema heaolu, tema tunnetuslikku heaolu kui teie. Ja selleks, et sellest aru saada, tuleb neid kuulata, eks. Ma usun, et me sellega oleme kõik nõus juba. Ma teen tavaliselt sellise sotsiaalse küsitlusi alati selles saalis. Ma teen täna väga kiiresti, et kelle siis lapsel võiks olla konto Orkutis või Reidis? Teeme niisuguse küsimuse. Orkutis on, Reitis ei ole. Orkutis on, Reitis ei ole. Kellegi teisel ei ole üldse kontot või ei ole lapsi? Orkutis või Reidis oli küsimus praegu. MSN-is ja Skype'is, kellele lapsel võiks olla konto? No siin ikka tuli rohkem käsi ja kellele Facebookis või LinkedInis võiks lapsel konto olla? See on natuke väiksed lapsed. Ei, väga õige, ei peagi olema. See ei olnudki selle mõttega, et ma ilmselt tahaksin, et te ütleksid, et on. No ma küsin, et kellel teil endal on Orkutis või Reidis konto? Olgu märgitud, et... Reidis ei ole. Olgu märgitud, et enamus saalis olijaid tõstis käsi, kuigi see ei paisnud kaamerasse. Ja ma loodan ka, et see enamus tõusis nagu selle Reidi peale, eks ole. Reidis on enamus saalis olijatel konto. Ei ole? No Orkutis... Ma usun ka, et tegelikult on Orkut see koht, kus siis on suur hulk seda saalis olijate seltskonda, mis on ka üllatav tegelikult, et nii suurt kogukonda Orkutis olijaid versus lapsed Orkutis olijad ei ole nagu väga olnudki mul, aga Skype ja MSN, et kelle seal mingi konto on, siin peaaegu kõik tõstsid käe tegelikult. Facebookis või LinkedInis on kellegi konto endal